Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kardispordi meistrivõistluste 3. etapp sai teoks Põltsamaal. Kuningamäe kardirada on tänu Kallasmaade dünastiale suurepärases korras ja võistluse läbiviimine sujus kõikidel päevadel suurepäraselt. Kui üldse millegi üle kurdeti, siis oli see ehk liigne suvekuumus. Finaalid on kõikides klassides väga konkurentsitihedad ja küllap see on ka peapõhjus, miks näiteks soomlased meile alalised külalised on. Nooremates klassides olid sõidud väga osavõturohked, mikrodel oli rajal 14 võistlejat, kes juba eelsõitudes pingerea paika panid. Neile eelnevalt olid rada rihvinud kadetid, kus kindla võidu sai Jasper Kors, Martin Loometsa ja Patrik Orvandi ees. Mikroklassi valitseja oli seekord Tõnis Toomingas, kes oli kiirem kõikides sõitudes, temale kuulusid ka parimad ringiajad. Finaalis hakkas talle kõige sitkemalt vastu Meril Peldes, kes lõpetas teisena, jäädes Tõnisele alla vaid 0,3 sekundiga. Kolmandana jõudis poodiumile Hugo Rajamets. Raske oli start, Meril läks mul kohe taha, ma olin kohe väga närvis, väga palav oli. Hugo jäi natuke tahapoole, läksin Meriliga edasi. Kui vahe tuli aina suuremaks ja vahepeal läks Meril taha, siis tuli järele. Aina raskemaks läks. Pidasid lõpuni kõlast vastu? Jah. Oled rahul? Väga. Kõige pikem stardirivi 21 võistlejat oli klassis mini, kus üha kindlamaks on muutunud Mark Dubnitski sõit. Selge tõestus, et tihe startide arv hakkab nii-öelda villa kandma. Ka selles stardis oli üks väga kiire tüdruk, Mia Pankratov, kes kiiruse poolest poistele alla ei jäänud. Finaali kindel võitja oli lõpuks ikkagi Mark Dubnitski. Martin Ojapõld avaldas talle küll kõva survet, kuid lõpuks väsis. Start läks, kaotasin vist ühe koha, aga muidu oli normaalne. Sellise massi juures on ikka see stardipositsiooni valik kõige tähtsam. Jaa, et kvali ei olnud kõige parem, aga hiitides tuli selle võrra rohkem tööd teha ja saime enam-vähem stardikoha finaaliks. Kuidas see Mark siis hakkab eest ära libisema? Ei, ta oli terve nädalavahet see siin kiirem, et ei olnudki midagi teha. Aga Miia suutsid ikka selle taga hoida lõpuni? Õnneks jõudsin. Kolmandana lõpetas sõidu küll Tiit Toomingas, kes aga diskvalifitseeriti ja nii läks poodiumi kohta Mia Pankratovile. Järgnevas ühisestardis oli tunda ka retrohõngu, sest tegu oli ju meie kardispordi korvusvee Väino Allipere karikavõistlustega. Paigal startides näitas suurepärast reaktsiooni vanameister Aadu Kroon, kelle aegade tagune kart oli omaette vaatamisväärsus. Sõidu käigus said erinevate klasside jõudude vahekord lõpuks paika, sest näiteks TD2 oli ju igal ringil retrodest sekundi võrra kiirem. Kindel võitja oli Ragnar Veerus, teine Johan Vain. Kuidas oli siis koos retrodega rajal kihutada? Päris retro tunne. See oli väga omapärane kogemus, et mingil hetkel eelsõitudes oli, siis kui oli rohkem rajal ka veel, et siis oli niisugune tunne, et ikka päris keeruline oli mingil hetkel. Aga ei, eks kõigega tuleb kohaneda. See oli päris kõva laveerimine ikka esimestel ringitel. Ja selles suhtes tead, kui sa hakkad mõtlema, palju mööda sõita tegid sõidu jooksul, siis ikka päris üksjagu. Siis treenigi missugune. Just täpselt. Retro A-klassis näitas suurepärast kiirust omaaegne kolmekordne NSV Liidu meister Ülari Jevlakov, kes jättis selja taha ka maastersklassi võitja Heiko Hummeli. Retro N-klassi kiirem oli Aadu Kroon. Ülari Jevlakoviga samal ringil lõpetas ka Tanel Toomingas. Sellise kuumaga nahk ülikonnas päris kõva kannatus. Ei, selle nahaga on parem kui selle tänapäeva kombega, laseb ikka õhku läbi, aga lihtsalt eks vanuste vana töö mul. 15 ringi on nagu lagi vist paistab. Aga muidu esimeses startides läks mul nagu mootor katki, aga mõtlesin, et peab vastu või pea, aga tuli välja, et kõik õnnestus. Selle järgi, mis sa siia tulid, said kätte? Sain kätte. Väga hea, meel on hea. OK-klasside finaalis läks favoriidil Karl Seil oodatust lihtsamalt, sest hea kiirusega randelevestus katkestas kohe alguses. 24-ringiline võidusõit oli raske kõigile, isegi võitjale Karl Seile. Kas on selline tunne, nagu oleks just saunast tulnud? Jaa, et väga palav on täna ja väga raske oli sõita.
Mis taktikad sul oli? Ei olnud mingit taktikat, eile ei saanud üldse trenni teha, et päev otsa mingi jama oli mootoriga ja siis eile õhtul peale trenni sõitsime natukene, siis saime mootori korda ja nüüd oli väga hea. Selles sõidus sul suuri probleeme ei olnud? Ei, praegu oli väga hea. Hiitides oli jõestus lähemal ja seal oli raskem, aga siin oli ka väga palju ringe ja lõppu sõitsitas täiesti ära. Kõige lähemale jõudis talle hoopis juniorklassi parim Markus Kajak, kes ka kiiremate ringide võrdluses oli teine. See oli ka ainukene klass, kus soomlased poodiumile jõudsid. Kas vaatasid vanemaid poisse ka, kas Karlile ei tahtnud sappu hüpata? Liiga kiirem. Seenior on ikka kiirem. Sul oli selge siht, et ikka vaatad ainult juniore. Jah. Kuidas lõpuni vastu pidasid? No raske oli, aga külm pea ja ei libisemine aitab. Rehv pidas kenasti lõpuni vastu. Jah. Kõige kiiremas KC2 klassis olid eelsõidud võitnud Jako Poja ja Georg Kõss. See eeldas põnevat finaali, sest favoriit Sten Piirimägi alustas alles 4. kohal. Finaali parima stardikoha kasutas väga oskuslikult Georg Kõss, kes aga vaikselt kustuma hakkas. Oli selge, et vaid katmistaktika lõpuni ei toida. Kogenud Sten Piirimägi säilitas rahu, siis leidis õige momendi liidriks minna ja edasine oli juba rohkem vormistamise küsimus. Kindel esikoht. Stardipositsioon kõige parem ei olnud, aga ülitähtis oli stardi reaktsioon. Reaktsioon oli tähtis ja tähtis oli lihtsalt stabiilne olla. Ma arvan, me enam-vähem õnnestusime, et see tuli enam-vähem välja, kuigi ma lõpus ikkagi nägin, et keegi tuli lähemale, ma päris ei jälginud, aga natuke süke teravaks läks lõpus minema, ma arvan. Sa oled nii kogenud võidusõitja, et sul jätkub kannatust oodata, kui see õige hetk tuleb? No jah, ma juba suht alguses nägin, et nad ikkagi väga tagasi ei õie, et seal võib midagi juhtuda. Ma ei tea, kas üldse kõik ninad on paigas seal, aga no jah, lihtsalt oli vaja oodata, sõit on ju 30 ringi pikk ja neid on. Just, ja sul õnnestus ühe manöövriga 2 tükki ära võtta või? No jah, eks veidi oli ikkagi õnne teema, et nad läksid seal kahekesi kurvi seest tagasi pöördesse ja midagi neil vist oli väike kontaktika ja mõlemad jäid siis nii-öelda tempos maha. Ja ma just sain ilusti tulla sealt väljast ja järgmises kurvis olin sees juba. Head kiirust näitasid kõik finalistid. Kahjuks katkestas vapper Soomeneiu Kaisa Eeristö. Parima ringi tegi teisena lõpetanud Jako Poja. Kolmandaks surus end lõpuks endiselt sitke Antti Rammo. 30-ringiline maraton oli kõigile tõsine katsumus. Mul oli kõva pingutus, et talle järgi jõuda, aga ikka ei jõudnud. Ta on ikka liiga kogenud. Kas jäid sinna Georg Kõssi taha liiga kauaks kinni lihtsalt? Ja, ta kattis mind ikka jube hästi ära, et ei leidnudki võimalust mööda minna. Aga jah, lõpuks leidsin. No lohutuseks sa said tegelikult selle sõidu kõige kiirem ringi. Väga hea. Pidasid lõpuni vastu, probleeme ei olnud? No füüsisega oli natuke raske küll lõpus, aga pigem lõppusid rehvid otsa. Aga jah, muidu oli väga hea. No mis situatsioonis sa Stenile vastu võid saada? Sinna läheb veel aega, aastaid aega. Eesti meistrivõistlused jätkuvad nüüd juulis. Rapla ringrajal algavad finaalid 13. juulil kell 15. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.